Viimsi, KK ja eelmiste turniiride tiitlikaitsja Pohk. Ja resultatiivselt kohe seda mängu, kui Jaan Uideta korvi alt pani kindla punkti sisse. Paasoja võtab ette, kohtunik loeb 5-ni ja selge ees 5 sekundit. Sai ise ka aru sellest. Aga kõrvalväljakul finaalis 5 minutit veel mängida. RLM Ässidel on 4 punkti, Estravanil on 5. Ja 1+1 siin, Iisul. Viga ja korv sees ilusti. hästi lipsjood välja peale. Ole lipsakas käib. Come on. Vaatage! Aige mängib! No nii, ja siin RLV Massiv tahab võtta oma tiitli veel siin, aga Estravan kindlasti annab siin nii palju, kui veel torust tuleb. Käis taga! Käis taga! Tuli otsa. Ma söötsin. Otsa, tule siin. Üks. No nii, finaal on korralikult rahvast siin hullutamas. Siin on isegi raske oma mõtteid kuulda, sellepärast et fännid on lihtsalt nii köölased. Kõik elavad kaasa niimoodi, nagu ei olekski päeva otsa siin korvpalli vaadanud ja tuumakäest olnud. Aga ei ole hullu, võiks taksutage ikka ennast, ärge päris klassile jookske. Aga ütleme nii, et finaalile kohaselt siin töödeldakse kõiki, kes selle mänguga seotud on, nii kohtunikke kui vastaseid. Räägi! Ja siit kohe visatakse ära ja 2 punkti olemas. Kohtunik 3, viimsid 5. Ja poiss kohe vastab täpselt samaga. Korralikult võideldakse seal Jaanus Järelainel ja Kristjan Evart. Viimsil koduväljakul 7 punkti juba käes, 8 minutit mängida. Martin Tooret võtab ette. Kaene Joonas Järelainen ei seekord mööda, aga Toorbek lauas. Lips tema peal, nüüd Egert Aller kaitsmas. Ja ääres korralik Jordani vise seal külje pealt ja rüütaja viga siin ilusti. Toorbek jõudis keha sinna ette panna ja prooviti tast läbi minna. Ja Pohk alustab rünnakut. Nemad on hetkel tagaajaja rollis. Korralik terav sööt alla Martin Paasojale ja punktid kirjas. Ja siin pooleks pall. Kaitses võeti siin ilusti ära. Pooleks pall. Ja Pohk alustab.
Teises finaalis on viimased 2 minutit käimas, RV Massiv on 6 punktiga teisel kohal hetkel. Eestravanil on 7 punkti ja juhib seda võistlust. Kindlasti mõlemad võistkonnad on oma lõppakordi veel jätnud siia. Eestravanil time out, paus. Ja siin hoiatati siniseid, et all kaares kaitset ei mängita. Korralik andmine siin käib. Kohtil on siis 6 punkti ja Viimsil 8. 5 sekundit on ründeaega. Ja ei jäänud siin palju puudu. Ja olemas Kohtil siis nüüd veel ainult 1 punkt minna ja nad on Viimsiga tasa. Egert Aller ja Martin Tormek vastamisi ja siin see ei lugenud, sellepärast et ründeaeg sai läbi enne, kui jõuti viskele. No nii, RV Massiv, kas siit läheb ette? Ei lähe. Rünnaku liigutame, hakkame ikka raastama. Eestravan on ühega ees ja viimane minut on mängida. Amatööride liiga finaalis. Kiire tšekk ja amatööride finaalis on otsustavad hetked. Ja 1+1 Eestravani. Eestravan võib minna viimase minuti alguses 3 punktiga ette. Ja World Touri finaalis on 8-8 seis. 6 minutit on mängida. Eestravanil on võimalus minna nüüd 3 punktiga juhtima oma finaali Rakvere vastu. Aga ei, Marko Viik viskas mööda, aga sai ise selle laua ja ikka Reigo Päkk eksis. Ja kui kiiresti võiks asi pöörduda, oleks Karvo sisse pannud, oleks riigis. Aga oleks ja poleks, et siin täna ei loe. Eestravan ikkagi on kahega praegu peal ja mängida 47 sekundit. Lauda jääme, räägime! Mängi! 3 sekundit, 3, 2, 1! Lüüke! Mängi! Hoppa! Visata! 30 sekundit on siin finaali veel mängida. Eestravan palliga. Ja 10 sekundit veel mängida, tundub, et siin Eestravan võtab võidu. Eestravan on 2 ees, 4,6 sekundit mängida. 4,6 sekundit. Mängi!
Ja siin Estravan võitis võidu. Estravan võitis siin amatööride võidu, aga finaal käib võimsalt. KK Viimsi on 2 punktiga juhtimas seda. Nüüd on juba ühega, aga lauakohtunikud sõrmed käisid natuke lihtsalt. Aga nüüd on jälle Viimsi juba 3-ga ees, nii et mitte 3-ga, vaid 5-ga. Siin käib päris korralik andmine. Viimsil on ka 6 viga. Ehk siis kui nad teevad veel ühe vea, siis Poht saab hakata vaba viskeid viskama. Ühe punkti nad võitsid tagasi. Lips korralikult lauas. Kalle võttis laua ja tõi sealt veel ühe punkti ära. Seis on 16-11 koduväljakul mängivatele viimsikatele. Ja teenikene siin selle kommentaari eest Martin Polasoele. 3 minutit enne lõppu Viimsi juhib 16-11. Kohtil on nüüd 5 viga, neil on veel 1 põhimõtteliselt anda. Aga Viimsil enam ei ole, sest kui siin tehakse viga, siis 2 vabaviset on tõsiasi. Praegult Kristjan Evart saab rahulikult vabalt visata. 17 punkti on tablool. Läheb kotit ära. Sama ei olnud, kui ära. Mis käsi jääb, pole midagi. Peal otsas. Valita teeb. Kohta ühe siin tagasi. Kuidet laua, vaid terve jäi rahulikult palli. 12 oli enne, nüüd on 13 ja Viimsil 17. Napilt. Ja nüüd ei jõudnud ette, nüüd on Kohtil tehtud ka 6 viga ära. Nüüd on mõlemad pilli peal, ehk siis M-kumb teeb vea, saab vastane 2 vaba viset. Post ja Paasoja oma vahel. Kõigi ees kohtunikud vajavad 5 sekundit. Ja Kuidet selle võitluse siin võitis. Ei ole käinud taga, nüüd käis ära. Ja see läks veel vist arvesse. Alla 2 minutit mängida, 17-14 on seis. Rahvas on hullumas, fännid on pöörased. Kõik tarjavad ja enamad kaasa. Koht on ainult 2 punkti kaugusel Viimsist. Ja loetakse 5-ni.
No nii, ja nüüd tuleb siit viimsine 2 vaba viset, sest vormi all tehti viga. Selline viga juba. Sellisele ikkagi legendaarsele tänava korvpallikohtunikule 2 silma vahele ei jää. Minut 32 on mängida. Esimene vaba vise mööda, aga 1 on veel. Seis on 17-5. Ja teine on sees, nii et 3 punkti on vahet. Kuideksin võttis ette ja tõi punktid koos. Ja 2 vaba viset on jälle siin postile antud täitsa tasuta. Kui mõlemad on sees, siis on viimsil 20. No nii, kohalik fännklaab on pöörane. Rahvas, ärge jookske väljakule, püsige piirete taga. Saan aru, et see on emotsionaalne ja võimas, aga proovime veel olla. Ja viimsil on 19 punkti. Soove korralikult lauda võitlema, midagi siin ei anta. Jaaga mäng siin päästeti ära praegult, muidu Joonas Järvemäinil juba ootas korvi all, oleks rahulikud 1 punkt olnud suhteliselt kindlalt kirjas, aga 3 punkti on vahet ja meil on minut 7 mängida. Võitleti ära. Kui on sees, on Viimsil on võitu Leger Gallerii ja lõpus 2 punkti viiskes, 21 ja 17, 53 sekundit enne lõppu. Koht on siit kroonilt tõugatud. KK Viimsi saab tõsta suured tšekid omale peakohale ja saavad koduväljakul nautida võitu. Fännid puhkil paraadiga Karulagu staadionil veel mõne autiiru teha. Aga täna siis nii, et esimene koht, kes saab suured 100-eurosed tšekid Reigo käest, on Viimsis. No nii, ja World Touri